Mis on IQ? IQ on üks number, mille abil on võimalik inimesi eristada nende vaimsete võimete sellise väga üldise taseme poolest. See on hea selles mõttes, huvitav on just selle IQ mõõtmine, et kui hakata lähemalt mõtlema, et väga lihtne on mul mõõta on ju see laud ära siin ja öelda, et see laud on pikem kui üks teine väike laud, väga konkreetne on ju. Aga see IQ mõõtmine tundub mulle siuke, pakutud puusalt number, aga tegelikult on ju meil tohutud testid ja asjad, mis selle jaoks on välja mõeldud, et kuidas mõista IQ-d, et vaimsed võimed, aga need võivad avalduda hästi erinevalt, et kuidas seda mõistet mõista. See IQ nüüd üritab mõõta sellist vaimsete võimete ühisosad, on palju oskuseid, eks, kui meil on lugemisoskus ja kirjutamisoskus ja see, kui palju sõnu me suudame produtseerida mingis ajaühikus, kui hästi me saame matemaatilisi tehteid ja kui hea meie mälu on, ruumilised võimed muidugi, kui meil on mingid kujundid, kuidas me neid suudame oma vaimusilmas pöörata ja aru saada, millised kujundid on sarnased, kolmemõõtmelised, millised mitte, et neid on tegelikult väga palju. Aga nüüd on juba üle 100 aasta tagasi, see oli möödunud sajandi alguses, oli selline teadlane nagu Charles Spearman, kes mõtles neid asju põhjalikult ja pani tähele, et mis tahes vaimset pingutust nõudvad tegevused, kui inimesed panna neid tegema, siis need inimesed, kes kalduvad teistest veidi paremini ühe ülesandega toime tulema, kalduvad siis veidi paremini keskeltläbi ka mis tahes teise ülesandega paremini toime tulema. Mis sisuliselt tähendab seda, et neil on mingi ühisosa. Ja nüüd see IQ siis püüabki seda ühisosa osas neid inimesi eristada, et mitte mingite spetsiifiliste võimete osas või selle osas, kuidas üldised võimed väljenduvad erinevates olukordades, vaid just selle ühisosa osas. Et see on nagu selle IQ testimise põhiidee ja saladus ka, et miks need testid töötavad, et nad mõõdavad tegelikult väga paljusid erinevaid asju ja siis leiavad need ühisosa. Et see on see põhiidee. Seda nagu niisama teha ei saa ilma testida, et palja silmaga me ei näe seda. Et selleks on vaja põhjalikke teste ja mida põhjalikum see test on, mida erinevamad laad ülesandeid ta sisaldab, seda täpsem see hinnang on. Et kui nüüd mõõtmisest üldse rääkida, siis nagu sa tõid selle laua näite ja pikkuse näite, et tegelikult mõõtmised on alati nagu suhtelised või peaaegu alati, vähemalt ajalooliselt on olnud, et ega pikkuse, me oleme nii harjunud pikkuse mõõtmisega ja arvame, et meil on mingisugused väga selged ühikud, milles me seda mõõdame ja me arvame, et nad on kuidagi peaaegu nagu looduse poolt kaasa antud, nagu meetri, sentimeetri ja nii edasi. Tegelikult see päris nii ei ole, et need ühikud on samamoodi suhteliselt, keegi lihtsalt mõtles välja need omal ajal, et ma ei mäleta täpselt, aga kas mitte meeter ei tulnud sellest, et võeti Pariisi ja Põhjapooluse vaheline jupp ja otsustati see vist 10 000 jagada, siis öeldi, et see on nüüd meeter. Et nüüd hiljem on paljusid asju muidugi läbi füüsikaliste konstantide ja muul moel nagu ümber defineeritud erinevate mõõtmiste suhetena, aga kilogramm ka näiteks, et oli kuskil Pariisis oli etalon, palju kilogramm on ja siis selle järgi kalibreeriti teisi hinnanguid, et IQ on samamoodi üks suhteline number. Et iseseisvalt selle numbril mingit tähendust, või kui me paneme inimese tegema mingit vaimset võimete testi ja ta saab seal mingisuguse skoori 57 või 68 või 372, kui on põhjalik test ja palju ülesandid on, et iseseisvalt selle numbril ei ole mingit tähendust. Aga ta saab tähenduse siis, kui me paneme palju inimesi tegema täpselt seda sama asja, täpselt samades tingimustes, igaüks saab mingi numbri ja siis me saame hakata neid võrdlema oma vahel. Eesti esu.